Mida võtta kaasa järgmisesse aastasse, ehk siis 5 strateegiat, mida mu kõige edukamad kliendid kasutasid. Süsteem oli sama, teenus oli sama, mõned said sellega väga edukaks, mõndadel jällegi see ei olnud nii hea klapp. Edukad kliendid käisid objektil enne hinnapakkumist ja praktiliselt müüsid teenuse koha peal maha. See toimib hästi ka muu kohtumise formaadis, olgu see siis videokohtumine, tavaline kohtumine kuskil kohvikus potentsiaalse kliendiga, objektikülastus ja nii edasi. Nad uskusid turundusse, nad ei andnud alla, kui esimesed 2 nädalat ei olnud nii head tulemused, kui oleks võinud olla. Nad tegid hinnapakkumise kiirelt, nad ei lasknud kliendil oodata kaua, parimal juhul samal päeval, maksimaalselt 2 päeva. Väga hästi toimis kohtumise või objekti külastuse ajal tehtud hinnapakkumine. Kui enne ta lõi 1-2 pakkumisest lukku, peale seda muudatust lõi 4-5. Nad olid positiivse, entusiastliku suhtumisega. Kui sa lähed iga kliendi juurde suhtumisega, et ta nagunii on jälle mingi hinnaõngitseja ja nagunii ei lähe lukku, mis sa arvad, mis juhtub? See ei lähegi lukku.